Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6. kuni 12. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teie siis selleks nädalaks öelda on. Veevalajad. No esimene kaart on teil siin kohe mõõkade 10. Mõõkade 10 on minu jaoks täielik põhja jõudmine. Läbipõlemine, tohutult raske, nagu ta on ka emotsionaalselt raske periood. Et see on jah selline kaart, kus on nagu, no kus ei jaksa lihtsalt enam praegu. Oletegi läbi põlenud, olete võib-olla nagu võtnud endale liiga suured kohustused, võib-olla teete tööd liiga palju. Edasi tuleb teil siin müntide 6. Vaat müntide 6 räägib andmisest, kui on mida anda, väikeste kingituste tegemisest, aga samas ta räägib ka sellest, et võib-olla on teil vaja paluda kelleltki midagi, näiteks laenu. Et kuna ta on müntide kaart, siis võib see tõenäoliselt ollagi nagu kuidagi rahadega seotud. Kas teil on mingisugune, ma ei tea, kas võlg ära maksta või on mingisugune rahaline koorem teid siin läbi põletamas. Et igal juhul, kui teil on vaja laenu küsida, siis ärge häbenege seda teha. Meil kõigil on aeg-ajalt raskemaid aegu ja küll on tore, kui on keegi kõrval, kes aitab selle üle elada, selle perioodi. Siis on teil siin mõõkade kuningas. Vaat mõõkade kuningas on selline kaart, mõõkade kuningas on väga keskendunud distsipliinile, igasugustele plaanidele. Kõik peab olema nagu täpselt joone järgi, just nii, nagu ei sammukestki kõrvale kaldumist. No oletame, et teil on näiteks võetud mingi laen ja oleks see vaja nüüd tagasi maksta, aga raha napib. Või on teil mingisugused sellised kohustused, rahalised, no millised iganes, et oleks nagu vaja head nõu ja samas on ka vaja vahest meil seda, no kui on näiteks üks rahaline kohustus, selline võib-olla suurem, olete mingi 1000 eurot võtnud nüüd sellelt samalt inimeselt laenu, nüüd on siis vaja teha endale see maksegraafik nagu oma peas või temaga kokku leppida, maksan ära aasta jooksul, maksan ära poole aasta jooksul. Ja see mõõkade kuningas ütleb seda, no näiteks, et te teete kokkuleppe, et maksan selle raha tagasi sellel ajal. Ja siis mõõkade kuningas räägib seda, et ei tohi kõrvale astuda. Kui te 1 kuu näiteks jätate maksmata, siis see võlg kasvab. Enamasti hakatakse ka, kui pole makstud õigel ajal ära, hakatakse ka intressi küsima. No kui see on mõni inimene, siis tema võib-olla ei küsi, aga kui see on mõni pank või mõni selline kiirlaenu, mingi kontor või mis iganes, et ta annab selle raha hea meelega ja siis pärast hakkab intressidest elama. Siis on siin sauade 3. Sauade 3 minu jaoks on ootamise kaart. Te kas ootate mingit otsust, mingit vastust või ootate kedagi kusagilt. Igal juhul te ootate midagi, pikisilmi ootate, vaatate silmapiiri poole ja ootate, et millal juba tuleb. On see siis mingi otsus, mis potsatab teile sinna e-mailile? On see mõni inimene, kes on kusagilt tulemas, keda te pikisilmi ootate? Igal juhul te ootate. Ma arvan, et te saate oma rahaasjad korda, sellepärast, et teil on siin väljas müntide baas. Müntide baas tuleb uudistega. Seda sama uudis, mida te ootate, see tuleb müntide baasina. Võib-olla te ootasitegi seda, et kas te saate seda raha või ei saa. Nüüd on teil olemas see, mida te ootasite ja siis tuleb mängu teil karikate 7. Karikate 7 on valikute paljusus. Kas te olete oma võlast lahti saanud? Või on teil nüüd mingi suurem raha kuskilt tulnud, võib-olla ongi mõni laen. Ma täpselt ju ei tea, kuidas see raha nagu teiega seotud on. Aga selle karikate 7 on see lugu, et seal on valikute paljusus. Teil on järsku nii palju valikuid, nagu
mida enne ei olnud üldse mitte midagi, siis nüüd on valikuid nii, et seinast seina. Aga selle kaardiga on üks nõks, et kõik need valikud ei ole teostatavad. Nad on kas liiga palju peab maksma nende eest või mis iganes põhjusel, et nad ei too seda tulu, mida te loodate või nad ei lähegi üldse tööle. Et selle valikute paljususega on see, et tuleb olla väga ratsionaalne, tuleb hoolega läbi mõelda. Head need positiivsed stsenaariumid ja ka negatiivsed stsenaariumid. Iseenda jaoks selgeks teha, millised need valikud teile kõige paremini sobivad ja millised võib kohe maha kriipsutada. Ja viimase kaardina on teil siin karikate rüütel. Karikate rüütel tahab teenida, karikate rüütel tahab aidata midagi, kedagi, kas aitab siis teil seal valikuid teha, võib-olla toetab mingil moel kuidagi. Kui karikate rüütel ei saa panna oma energiat kellegi aitamisele või millegi tegemisele, millel on nagu selline suurem võib-olla eesmärk või potentsiaal, siis tema on õnnetu, sellepärast et tema loomuses on aidata, teha kellegi elu kergemaks. Vaat niimoodi on nende asjadega lood. Ja kuna karikad on üldse meie emotsioonid, meie tunded ja meie suhted, et siis see, et karikate rüütel oleks õnnelik ja elaks nagu täisväärtuslikku elu, siis tema tuleks kaasata ja leida see võimalus, et ta saab kas kaasa aidata või kedagi aidata. Et ärge unustage siis teda ära, et ta nagu saaks õnnelik olla. Selleks tahab tema panustada teiste aitamisele, oma energiat, aega ja võib-olla ka raha. Nii et selline nädal, kui alguses ei olnud midagi, siis pärast on valikuid seinast seina. Ja see, mida ootasite, jõuab kohale. Et teie rahaasjad saavad korda. Ma ei tea, kuidapidi see on, kas te hakkate ise laenama või mis iganes, et teil on mingisugune raha lihtsalt puudu ja tuleb kusagilt. Vahest ju tuleb meile raha täiesti ootamatust kohast. Et eks siis paistab, kuidas need asjad teil lahenevad, aga selline nädal tuli teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.